Tere kõigile! Täna räägime sõltuvustest, kust sõltuvused päriselt alguse saavad ja miks on hästi keeruline nendest sõltuvustest lahti saada. Aga enne, kes veel siis ei tea, mina olen Maris Tammet, enesearmastuse ja õnneliku elu coach, mentor, teejuht, kaasa arvatud siis kogemusnõustaja, kogemus ja elamus OÜ siis asutaja ja inimene, kes on oma elus läbi kogenud väga palju asju erinevatest punktidest, erinevatest vaatenurkadest ja üks olulisemaid asju, mis siis on üks väga suur samm olnud, on enesevihkamisest tulnud üle siis enesearmastusse. Ja ma võiks rääkida oma loost pikalt ja laialt. Selleks läheks aastaid, et rääkida tervet oma lugu. Aga täna on meil siis tähtis teema käsil sõltuvused ja sõltuvuste puhul mul on hea rääkida neist, sest mul on endal kogemus olemas, et ma olen sõltuvuse käes olnud. Siis, kui ma olin noorem, siis oli minu sõltuvuseks magus. Ma olin sõltuvuses siis magusast. Ma ei suutnud toimida ilma magusa söömata. Ma ei suutnud voodis püstigi tulla ilma, et ma ei saaks magusat süüa. Mul oli salaja peidetud siis mängukaru, siis suus oli sihuke auk, kuhu ma olin siis peitnud komme, et öösiti, kui ma üles ärkan, et mul oleks magusat süüa ja enne magamaminekut, et ma saaks magusat süüa. Et mul oli magusasõltuvus, mis siis lõppes sellega, et mul võeti kõik käest ära. Ja tollest päevast ma lõpetasin magusa söömise, põhimõtteliselt ma ei söönud magusat aastaid, peaaegu üldse, et väga harva midagi ma võtsin kuskilt mingi pisikese torditükikese või ühe kommikese, aga põhimõtteliselt magus ajas mul südame pahaks. Välja arvatud magusad joogid. Ma asendasin selle, et ma magusat söönud, asendasin siis magusa joomisega. Et ma ei saanud sellest sõltuvusest päris lahti. Ja ma asendasin siis selle magusa joomisega, et mul olid ainult karastusjookid. Ma põhimõtteliselt jõin ainult karastusjooke, et saada oma see magusa vajadus kätte. Hilisemas eas siis minu jaoks muutus ka sõltuvuseks see, et ma hakkasin suitsetama. Ja suitsetamise puhul oli siis, kui mina hakkasin suitsetama, siis ma sellel hetkel tegin valiku oma elus, et kas ma võtan endalt elu või ma siis hakkan suitsetama. Ja suitsetamine vähendab eluiga, on ju, et ma teatud määral siis valisin, kas ma taban ennast kohe või siis ma taban ennast aeglaselt, on ju. Aga ühesõnaga tänu sellele, selles ma olin siis 16, kui ma hakkasin suitsu tegema. Ja mitte, et ma uhke olen selle üle, uskuge mind, ma ei ole uhke selle üle, aga lihtsalt, et jagada seda kogemust. Siis ma hakkasin 16-aastaselt suitsetama ja salasuitsetaja muidugi ilmselgelt. Algselt ma tegin vähem ja mida aasta edasi, seda rohkem hakkasin ma seda tegema, seda rohkem jäin ma reaalselt sinna ahelasse kinni, et ma vajasin suitsu. Ja ma suitsetasin siis tavasuitsu, tegin ma siis, mis ta nüüd tuleb?
mis põhimõtteliselt mingi 2 aastat tagasi äkki või natuke rohkem juba, ma ei mäleta enam, et need aastad lähevad nii kiiresti, aga ühesõnaga 2 aastat tagasi ma vahetasin siis välja suitsu siis ühekordsete vastu, et ma lõpetasin suitsu tegemise, aga ma hakkasin tegema ühekordseid, kes ei tea, mis asi on ühekordne. Ühekordne on siis põhimõtteliselt veeaur koos siis nikotiiniga. Et aurutama, nagu mina kutsun. Ma ei suitseta, ma aurutan. Ja hakkasin siis ühekordseid tegema koos nikotiiniga. Ja peale seda ma siis 3 aastat saab mööda sellest, kui ma vahetasin selle, tulin tavasuitsust üle. Ja peale seda ma siis tänaseks peaaegu aasta tagasi läksin ma siis sellest ühekordsest läksin üle siis nikotiinivaba ühekordse peale. Et ma vabanesin nikotiinist. Et nikotiini ma ei ole tarbinud peaaegu aasta aega ja see on suurepärane, et tulla siis nikotiinist saada lahti peale seda, kui sa oled 10 aastat tarbinud nikotiini. Ja minu jaoks mõlemad korrad, kui ma siis vahetasin, tulin sellest suitsust siis üle sellesse ühekordsele, siis ma tegin neid ja samamoodi nüüd, et kus ma tulin see aasta tagasi, siis nikotiinist vabanesin, siis mõlemad korrad ma tegin seda päevapealt. Ma tegin seda päevapealt ja jah, võin ausalt öelda, ma tegin seda füüsiliselt, tegin ma seda päevapealt. Aga vaimselt tegin ma seda juba pikka aega enne seda. Sest vaimselt ma juba valmistasin ennast ette teadmisega, et ma kavatsen ühel hetkel selle lõpetada. Et ma kavatsen jätta maha suitsetamise, ma kavatsen vabaneda nikotiinist ja sellega ma tegelesin eelnevalt enda sees, lahendades siis seda vajadust ja seda põhjust, miks see sõltuvus üldse tekkis. Ja nüüd jõuame selle juurde, et kus saavad alguse sõltuvused. Kõik sõltuvused ja kaasa arvatud siis erinevad pahed, ehk siis sihuke kuritegevus, vahet ei ole, kas suur või väike, on siis, need on seotud ja löövad välja inimeste elus siis, kui inimene on kogenud isa-armastuse puudust. Ja mida see tähendab? See ei tähenda seda, et sinu isa ei ole sind üldse armastanud, mitte seda, vaid see, et lapse heas sa oled kogenud seda tunnet, et su isa ei armasta sind või sa ei ole saanud seda isa armastust nii palju, kui sul on vaja olnud. Et isa tähelepanu, isa siis hoolimist ja sihukest armastust. Ja see lööb välja sellega, et hilisemas elus inimesel, kellel on puudu olnud isa armastusest, hakkab seda siis välja elama sellega, et tekivad sõltuvused või inimene hakkab siis tegema mingeid kuritegevusi või mingeid pahesid, on ju, et see kuritegevus ei tähenda mingeid hulle suuri asju, et ei pruugi tähendada, aga võib ka tähendada. Aga näiteks kaasa arvatud on, siia alla kuulub see, et näiteks sihuke pubeka eas mingi tehtud lollus, on ju. Et need asjad ja siis sõltuvused, et alkoholisõltuvus, suitsusõltuvus, magusasõltuvus, samamoodi see ostlemise oma sõltuvus, shopping. Et need
absoluutselt kõik sõltuvused siis on seotud sellega, et inimene on siis lapseeas tundnud puudust isa-armastusest ja tänu sellele on väga raske sõltuvustest välja tulla, nendest pahedest, kui ei ole tegeletud selle alljuurega. Miks minu jaoks muutus lihtsaks, noh, mitte see või noh, nagu selles suhtes, et ilmselgelt see oli nagu päris suur muutus minu elus, aga miks see muutus minu jaoks lihtsaks? See, et ma sain päevapealt siis loobuda nikotiinist, päevapealt tulla üle siis suitsu tegemisest arutamisse. Miks see minu jaoks oli lihtne sellel hetkel? Jah, üks asi, ma olin vaimselt ennast ette valmistanud selleks, et ühel päeval ma loobun nikotiinist. Aga sinna juurde kuulus ka see, et ma tegelesin iseenda sees siis enesearmastuse teemadega ja sellel perioodil tegelesin ma väga palju siis oma lapsepõlve traumadega, hingehaavadega ja sinna alla kuulus isa-armastuse puudus. Ärge valesti aru saage, mu isa armastab mind. Ma tänaseks olen sellest täiesti teadlik, et mu isa on mind alati armastanud, ta armastab mind väga. Lihtsalt samamoodi nagu mina olen oma haavadega ja hingehaavadega, nagu oled ka sina, on ka tema. Ehk siis me kõik käitume vastavalt oma siis lapsepõlvele, kõigele muule, mis meie elus on toimunud. Ja tema käitus nii, nagu tema oskas sellel hetkel ja mina käitusin nii, nagu mina oskasin. Ja sellega seoses siis, et minu isa tahtis tegelikult meile parimat, siis tema läks välismaale tööle, et pakkuda meile seda parimat. Aga kui sa oled väike laps, siis väike laps ei saa aru sellest, et meil on raha vaja, et isa peab välismaal tööl käima. Jah, see on nagu loogiline seletus ja see on kõik okei, arusaadav teatud määrani on ja noh, sõltub ka lapse vanusest, aga laps tunneb isa puudust ikka. See, et okei, et ta teenib seal raha on ja, aga isa puudus, isa armastuse puudus, tema hoolitsuse puudus ja kõik see on ju puudu. See, et tema on kuid välismaal, tähendab väikse lapse jaoks seda, et tema isa ei ole temaga need 2 kuud. Ja sellest siis minu elus tekkis arusaam ja puudus isa armastuse vastu, mis siis tegelikult viis mind nii kaugele, et ma hakkasin suitsetama, millest tekkis siis see suitsetamise sõltuvus on ju. Ja siin ongi see, et see ei pea olema, et sinu isa on täiesti puudulik olnud või et su isa üldse ei ole või jah, on need olukorrad, kus isa on minema kõndinud, on ju, aga samamoodi see võib olla mingist sellisest asjast lihtsalt, et isa on näiteks haige olnud mingi 2 nädalat ja laps tunneb 2 nädalat, et ta isa ei armasta teda, sest ta ei pööra talle tähelepanu. Need on nii pisikesed asjad, aga lihtsalt laps kogeb seda lapsepõlves ja sellest piisab. Ja kui peres ei ole tavaline rääkida tunnetest, mis tänasel päeval jah, üha rohkem, tänasel päeval õnneks kodudes räägitakse rohkem oma tunnetest, aga kui võtta siin 20 aastat tagasi või rohkemgi, siis ei olnud kombeks rääkida tunnetest, seda, kui väga sa armastad oma lapsi või kui tubli sa oled. Jah, seda mingil määral üritati võib-olla välja näidata, aga sellest ei räägitud, seda ei kinnitatud lastele, mille tõttu siis lapsed kogesid pidevalt, et tal puudub see siis vanemate armastus.
et praeguses seisus, kuna me räägime ainult sõltuvustest, siis on seotud sõltuvused ja siis kuritegevus on puhtalt seotud siis isa armastuse puudusega. Et see ei ole nagu ema armastuse puudus, et ema armastuse puudusega on omad teemad, aga sõltuvused on seotud puhtalt isa armastuse puudusega. Ja sellega seotult, et kuna on siis kadus täiesti mõte ära oma armastusega, et jah, ühesõnaga sõltuvus on puhtalt seotud isa armastuse puudusega ja sõltuvusest on väga raske välja tulla täielikult. Ma ei räägi, et seda on võimatu teha. On ju igasugused need grupid ja mis kõik veel, et saada sõltuvusest lahti, mis üldjuhul tähendab hästi tihti seda, et peale seda inimene ei tohi elu sees tarbida kas alkoholi või suitsu või mis iganes, et lihtsalt see võib viia tagasi siis sõltuvusse. Aga miks see nii on? Ongi see, et on tegeletud selle nähtava asjaga, aga ei ole tegeletud selle algjuurega ehk siis selle isa armastuse puudusega. Miks minu jaoks oli selle sõltuvuse või ongi päevapealt nagu lõpetamine muutus hästi kergeks ja lihtsaks oligi seetõttu, et ma olin tegelenud selle isa armastuse puuduse teemat iseenda sees. Et ma tegelesin selle haavaga, mis minu siis sisse tekkis, kui ma olin väike laps. See tundmine, et mu isa ei armasta mind ja ma hakkasin sellega tegelema ja sellega ma olen tegelenud tegelikult siin aastaid. Tegelesin isa armastuse teemadega, sellepärast et vanemate ja armastuse puuduse teemad on väga sügavad ja lõikavad väga teravalt meie siis lapseeas, mis siis mõjutavad tervet meie elu. Aga tänu sellele, et ma hakkasin nagu tegelema selle isa armastuse puuduse teemadega, nagu ma ütlesin, see sõltuvuse ja kuritegevus on nagu üks seotud asi sellega. Isa armastuse puudusega on seotud väga paljud asjad ja siin ei tähenda seda, et ma olen naisterahvas, et kui sa oled meesterahvas, et siis see käib sinu kohta. Käib küll. See isa armastuse puudus on puhtalt seotud nii naistel kui ka meestel. Siis tekitab see siis sõltuvust ja seda kuritegevust. See ei tähenda seda, et kõik teevad nüüd kuritegevusi või et kõik, kes on sõltuvuses, et teevad mõlemat või vastupidi. Lihtsalt ta annab meile suure eelise, et me nendesse olukordadesse satume. Miks on hästi tihti see, et need, kes teevad kuritegevust, tarbivad alkoholi või suitsu või narkootikume või mingeid muid asju. Et need on omavahel seotud. Aga see ei tähenda, et inimene, kes teeb suitsu, on koheselt kuritegija või kurjategija. Et see alati ei tähenda seda. Aga need mõlemad asjad on seotud nii naistel kui meestel isa armastuse puudusega. Ja selleks, et see sõltuvusega, ilmselgelt sõltuvusega tuleb tegeleda nii vaimselt kui ka siis lõpuks füüsiliselt, et sa jätadki maha, sa paned selle kõrvale ja ikka küll, on ju. Aga hästi suur töö sellega on siis vaimne töö ja vaimse töö puhul on üks asi see, et sa valmistad oma keha ette, et ma nüüd lõpetan selle tarbimise, sest kui sa kehale ei anna ette teada, et ma nüüd päevapealt lõpetan, ma ei tea, suhkru tarbimise, siis keha läheb errorisse. Ta ei saa aru, mis toimub. Ehk siis ta ei ole valmis selleks. Ja see võimendab koheselt meie kehas triggerid, et meil on meeletu vajadus selle järgi. Võtame näiteks
hästi palju, mida tehakse toitumisega seotud, et ma hakkan nüüd dieeti pidama, et ma päevapealt lõpetan mingite asjade söömise. Mis tavaliselt juhtub? Kuna seal puudub ettevalmistus selleks, et sa ei vii oma keha teadlikult ette, ei valmista selleks, et kuule, me nüüd hakkame vähendama, või et me eemaldame oma toidu nimekirjast need asjad, kuna kehal seda ei ole teatatud ja keha ei ole teadlik ja see otsus võetakse lihtsalt vastu ja homsest enam ei tarbita, siis ühel hetkel kehal tekib error. Kehal tekib nagu vajadus, anna mulle seda, mul on seda vaja. Tegelikult su kehal ei ole seda vaja, aga kuna su keha on harjunud seda tarbima, siis seal tekibki probleem. Mis toimub? Midagi on valesti, mis siis tegelikult võimendab seda inimese puhul, et kui ta niimoodi päevapealt midagi välja lõikab, siis ja ta ei ole vaimselt ette valmistanud enda keha selleks, siis mõne aja pärast satub inimene siis olukorda, kus ta meeletult ja paaniliselt tarbib seda asja. Et korvata seda puudust, mis temast nagu tekkis tänu sellele, et see lõigati päevapealt ära. Jah, tegelikult seda vajadust ei ole, aga meie keha, me oleme kõik üks tervik ja meil on vaja enda sees kõigepealt vaimselt selgeks teha, et me valmistame ennast ette, et me hakkame seda tegema. Seda tehakse ka hästi tihti näiteks ujujad, sukeldujad, et nad valmistavad oma keha ette näiteks selleks, et nad suhtlevadki oma kehaga, valmistavad ette, et nii meil on vaja pikka aega hinge kinni hoida, et seal siis ujuda või sukelduda või olla vee all piisavalt kaua. Ja nad valmistavad seda ette tegelikult siis vaimse sellega, et nad reaalselt räägivad enda kehale, nad nagu valmistavad ja siis nad viivad selle praktikasse ja siis nad hakkavad seda praktiseerima, samal ajal ikka veel valmistades vaimselt ennast ette selleks, kui see nagu päriselt hakkab juhtuma ja järjest pikemaks läheb. Täpselt samamoodi on maratonide jooksjad, need võitjad, nad valmistavad oma keha ette, samamoodi raskustõstjad. Nad valmistavad oma keha ette selleks, et me tõstame nüüd meeletuid raskuseid. Meil on seda jõudu vaja rakendada ja meil on kõike muud, mis sinna alla kuulub. Nad valmistavad keha ette. Kõigepealt vaimselt, siis panevad füüsilise poole juurde ja siis nad seovad need omavahel kokku ja siis nad teevadki ja võidavadki. Täpselt samamoodi on sõltuvustest vabanemise puhul tegelikkuses vaja kõigepealt valmistada ennast vaimselt ette, et ma plaanin sellest loobuda, ma võtan omale otsuse, ma valmistan ennast siis teadlikult ette, et ma lähiajal lõpetan selle tarbimise, meil ei ole seda vaja, selgitad endale ära ka, miks mul seda vaja ei ole ja siis paned selle praktikasse. Jah, tõsi, kuna sõltuvused on kõik seotud enese või selle isa armastuse puudusega, siis lisaks sellele juurde on vaja tegeleda selle algjuurpõhjusega. Ehk siis tegeleda selle isa armastuse puudusega vaimselt. Ehk siis tervendada enda sees olevad haavad, mis siis on tekkinud selle isa armastuse puudusega ja tervendada siis seda, mõista nii, et sinu keha ja kõik hakkaks aru saama, et tegelikult su isa on sind armastanud. Ta on sind täpselt selliselt armastanud, nagu tema on osanud, et isegi siis, kui ta on ära kõndinud, ma saan aru, see on väga valus teema, et ta on ära kõndinud, ei ole suga ühendust võtnud ja nii edasi, aga tema on sind armastanud
selliselt, nagu tema on osanud. Tema armastus ongi see, et ta on arvanud, et nii on sinule parim. Ja ta pakub siis selliselt. Iseasi, kas on või ei ole, see on teine teema, aga tema on alati käitunud ikkagi selliselt, nagu tema on osanud sellel hetkel käituda. Ja üldjuhul, nagu ma ütlesin, armastuse väljanäitamine sihuke isegi 10 aastat tagasi oli väga tabu teema, rääkimata siis varasemast aegadest. Tänaseks õnneks on see asi hakanud liikuma, inimesed räägivad rohkem, et nad armastavad, jagavad lastele rohkem armastust nii sõnadega, nii füüsilise väljendusega kui kõige muuga. Ehk siis kallistused ja hoolitsemine ja kõik sihuke pool. Et tänapäeva lapsed on saanud rohkem just nagu nüüd selle viimaste aastate jooksul, kes on siin sündinud, et neile nagu lihtsalt vanemad on teadlikumad, ühiskond on muutunud, et on normaalne rääkida oma tunnetest. Muidugi see võtab veel aega, sest kõik vanemad ei tee seda. Ja see on alles siis alguses, et arendada seda edasi, et pakkuda oma lastele kogu aeg teadlikkust, kui olulised nad on, kui väärtuslikud nad on, kui tähtsad nad on, kui armastatud nad on. Et lapsel ei tekiks neid hingehavu. Sest jah, kui tekib olukord, et ongi, isa käibki näiteks välismaal tööl, siis samamoodi selleks, et lapsel ei tekiks seda probleemi, et neid sõltuvusi ja neid ei tekiks niimoodi, siis tasuks nagu tekitada olukord või niisugused võimalused, kus laps kogu aeg tunneb, et tema isa hoolib, armastab teda. Mis võimalusi selleks on? Näiteks kui isa käib välismaal tööl, on ju, et tänasel päeval õnneks on võimalus helistada, et ongi näiteks iga õhtu isa helistab, räägib lapsega, paneb ta nii-öelda magama, et räägib talle unejuttu, et see on näiteks üks variant. Samamoodi on võimalus näiteks pannagi, et kui laps läheb magama, siis lindistada siis üles vanemate poolt see kinnitus, et mõlemad vanemad armastavad teda, hoolivad tast, väärtustavad teda, et ongi sihuke hästi hoolitsev, hellitav, armastav siis kõne või video õigemini või audio, mida siis lapsele lastakse igapäevaselt, mis siis annab talle seda ka, et kinnitust ikkagi. Ja samamoodi, et hästi palju hoida lastega kontakti. Teha lastega asju koos, mitte lükata lapsi eemale, kui laps tuleb mingite asjadega. Ma saan aru, see on keeruline, eriti kui sul on tööd, asjad pooleli, aga mine siis palun peale seda, kui sul rahuneb see asi maha, mine lapse juurde, vabanda ja tegele temaga. Ma ei tea, mängi taga midagi, pane puslet kokku taga. Et laps saaks nagu seda ja samal ajal räägida, et suhtle. Sest lapsele on vaja kinnitust. Laps tajub energiaid atmosfääri ruumis väga hästi ja nii nagu ta tunnetab, et midagi on valesti, nii laps korjab selle ligi ja sellest tekivad probleemid. Ja siit tekib see siis isa-armastuse puudus, on ju. Et on ju olukordi, kus samamoodi on ju isasid, kes siis piksavad emasid või lapsi või mis iganes. Mitte, et see nagu hea asi oleks, aga kahjuks selliseid olukordi on ka meil. Siin on samamoodi. Need inimesed käituvad samamoodi siis oma kogemuste ja oma siis valupunktide pealt, mitte et ma õigustaks neid, aga lihtsalt nemad käituvad nii, nagu nemad oskavad sellel hetkel. Jah, on abi vaja, aga nad ei oska küsida. Aga sellistel juhtudel samamoodi, et näiteks kui isa peksab ema,
siis isegi kui laps on teises ruumis, siis laps kuuleb selle ära, tajub selle atmosfääri ära ja võtabki siis selle, et sealt võib tekkida see, et laps tunnetab, et isa ei armasta teda, kui isa ei peksa teda, või siis just vastupidi. Et siin see on päris keeruline, inimene on hästi keeruline, et kõigest aru saada. Samas on inimene ülilihtne. Et kõik, mis meie sees toimub, kajastub meist väljaspool. Ja laste puhul, kuna lapsed alles õpivad, siis lastel algselt on siis see välismaailm, mis on tema vanematel, kuni siis hakkab tema enda see päris välja kujunema või no nagu selles suhtes muidugi väiksel lapsel on ilus, rõõmus ja nauditav siis aeg või see välismaailm kuni siis selle hetkeni, millal hakkavad asjad nagu need erinevad haavad ja siuksed asjad välja tulema. Et nii ta on. Aga jah, ühesõnaga selleks, et vabaneda päriselt sõltuvustest oma elus, on vaja teha siis sisemist tööd iseendaga. Üks pool on see, et sa valmistad oma keha ette, et sa lood sellest sõltuvusest, mis iganes sõltuvus sul on, et sa teed tööd sellega juba eelnevalt, enne kui sa päevapealt midagi maha jätad või hakkad vähendama koguseid. Et sa valmistad iseennast sellega seotult ette. Ja teine osa sellest on see, et sa tegeled isearmastuse puudusega. Miks see sul tekkis, kuidas see tekkis ja hakkad seda tervendama. Selle tervendamisel muutub sõltuvusest loobumine miljon korda lihtsamaks. See on ka põhjus, miks mina suutsin päevapealt lõpetada siis nikotiini tarbimise, nii et ma ei saanud arugi, et ma ei tarbi enam. Ja see tuligi sellest, et üks asi ma olin ette valmistanud iseennast, et tänasest või noh, nagu selles suhtes, et ühel päeval ma lõpetan. Ma olen seda aastaid teadnud, et ühel päeval ma lõpetan, lihtsalt ma kunagi ei teadnud millal ja ma ei teadsin, ma teen seda alati või siis sellel hetkel, kui ma päriselt olen valmis. Sest mina, nagu ma ütlesin, ma alustasin suitsetamist siis sellega, et kas ma võtan endalt elu või ma hakkan suitsetama, ma valisin suitsetamise, ehk siis selle taga oli minu jaoks juba väga suur siis mõju, miks ma suitsetasin. Ja kuna ma siis tervendasin iseennast sellega seotult, selle enesetappude mõtete ja asjadega, ehk siis õppisingi ennast armastama, andsin endale enesearmastust ja hakkasin iseennast väärtustama, seda kergemaks tegelikult muutus ka see, et aeg on käes. Et see on see vaimne pool siis, mis sa enda sees teed, et sa valmistad nii-öelda keha ette ja samas ka see põhjus, miks sa seda tegema hakkasid, tarbima hakkasid, et sa ka nagu mõistad ka seda, aga hästi suur mõju sellest oli see, et ma tegelesin isearmastuse puudusega. Et mida mina kogesin väga palju noorena ja see ei ole süüdistuskoht praegu mu isale, sest mu isa on alati mind armastanud, lihtsalt mina lapsena ei kogenud seda nagu selliselt. Ehk siis oligi, et minu jaoks oli arusaamatu, miks isa ei ole enamus aega, ta käib kogu aeg ära ja samamoodi, et kuna ta sõnadega ei olnud tema jaoks loomulik välja öelda, et ta armastaks meid, siis see andis omad mõjud. Aga see on kõik, kuidas ma ütlen,
sellest kõigest on võimalus välja tulla, sellest kõigest on võimalus terveneda ja nagu ma ütlesin, siis minu isa on armastanud mind terve selle aja, kogu aeg väga palju ja mul ei ole kahtlust tänaseks enam selles, aga tänu sellele väiksele lapsele minu sees, kes siis koges seda, et mu isa ei armasta mind, siis see on pannud minu elus siis nii-öelda rattad ringi käima, kus siis on tekkinud need sõltuvused, et need ongi need sõltuvused ja sihuke kuritegevus, miks see välja lööb, ongi see, et meie sees on see nii-öelda väike sisemine laps või noh, see väike Maris siis minu puhul on ju, kes siis üritab korvata seda puudustunnet. Et see üks asi, see lööbki välja sellega, et saada seda tähelepanu oma isa käest. Et vahet ei ole siis, kas see on hea või halb, on ju, et noh, kui ma siin sõltuvustes olen või midagi, et siis ma saan halba, aga vähemalt ma saan mingit tähelepanu. Noh, samamoodi kuritegevuse puhul, et pigem see kõik on seotudki siis sellega, et saada nagu täita seda tühimikku, mis on tekkinud siis isa armastuse puudusega. Et me korvame ja täidame seda sellega, et me teemegi või noh, ongi need sõltuvused või siis see kuritegevus ja selle taga mingil määral on meil lisaks see, et saada mingi tähelepanu siis oma isa käest. Et noh, selles suhtes, et sihuke kasvõi see, et ta karjub meie peale, et see annaks meile nagu midagigi, et näe, ta hoolib meist. Et need on sellega seotud. Et või noh, ühesõnaga sõltuvus on sellega seotud ja nagu ma ütlesin, sõltuvusest on võimalik loobuda päevapealt, sõltuvusest on võimalik loobuda, isegi kui sa selle isa armastusega ei tegele. Ainus probleem on sellega see, et üldjuhul inimesed, kes selle isa armastuse teemaga ei tegele, tegelevad lihtsalt selle sõltuvuse loobumisega, siis nad kipuvad sattuma uuesti sõltuvuse ohvriks. Kas siis sellesama sõltuvuse või siis mõne teise sõltuvuse. Et võib tekkida siis see olukord, kus asendatakse mingi sõltuvus teise vastu. Nii nagu näiteks minul tegelikult teatud määral magusa sõltuvus muutus siis suitsetamise sõltuvuseks. Ja siis tavasuitsu ma ju vahetasin ka tegelikkuses auru vastu ehk siis ühekordse vastu. Et seal tekib ka see, et sa oled vahetanud mingeid asju. Et ühe sõltuvuse teise vastu. See ei pruugi tähendada seda, et see on nagu kohe päevapealt, et sa vahetad ära, vaid see võib olla 10 aastat, mitte midagi ja käib klõps ära ja tekib uus sõltuvus. Samamoodi, mis suitsetajate puhul muidugi hästi tihti on, inimesed hakkavad hästi palju näksima. Et kogu aeg on nagu see näksimisvajadus, et see aga see on samamoodi sõltuvus tegelikult, see näksimisvajadus on sõltuvus. Ehk siis asendatakse sellega. Ja selle tõttu siin tulebki see, et sa saad sõltuvusest loobuda ka ilma, muidugi miljon korda kergem on see, kui sa tegeled selle isa armastuse puuduse teemaga, lahendad selle ära, valmistad oma keha ette, et tänasest on kõik ja siis sa reaalselt praktikas lõpetad mingi asja tarbimise ja elu on ilus, kerge ja lihtne. Aga selleks, et ma annan teile siis väikse harjutuse, mida te saate ka praktiseerida. Tegelikult on sõltuvusest vabanemiseks on erinevaid tehnikaid, mida saad nagu teha, et rakendada, et see asi nagu läheks sinu jaoks kergemaks. Siis just see praktiline pool ja et kuidas valmistada oma siis keha ette selle jaoks. Et siis ma annan teile ühe
mida te saate siis katsetada ja proovida. Ole hea, ütle siis minu järel sedasama teksti. Ma armastan ja väärtustan iseennast piisavalt, et lasta lahti harjumused, mis mind enam ei teeni. Ma panen teile selle teksti chati ka või siis, kes vaatab järgi, et video all on seesama tekst. Ole hea, leia see ülesse ja nüüd tee minuga kaasa ja samal ajal korda seda teksti. Ehk siis me teeme patsutamist või midagi, patsutame, koputamist. Nii, sul on lause meeles ja ole hea, võta oma käsi ja siis 2 näppu. Ise tead, kas sa teed nagu selle poolega või sa teed selle poolega. Kumma käega sa teed, peaasi, et üks käsi. Aga alustame. Ehk siis näpuga koputa siia ja samal ajal korda seda lauset. Ma armastan ja väärtustan iseennast piisavalt, et lasta lahti harjumused, mis mind enam ei teeni. Nüüd pane siia ja korda. Ma armastan ja väärtustan iseennast piisavalt, et lasta lahti harjumused, mis mind enam ei teeni. Nüüd siia. Ma armastan ja väärtustan iseennast piisavalt, et lasta lahti harjumused, mis mind enam ei teeni. Silma alla. Ma armastan ja väärtustan iseennast piisavalt, et lasta lahti harjumused, mis mind enam ei teeni. Nina alla. Ma armastan ja väärtustan iseennast piisavalt, et lasta lahti harjumused, mis mind enam ei teeni. Siia, lõua alla või siin lõua peale. Ma armastan ja väärtustan iseennast piisavalt, et lasta lahti harjumused, mis mind enam ei teeni. Nüüd siia. Siin on see kondi koht, meil on see augu koht, kondi ja augu vahel. Patsuti sinna. Ma armastan ja väärtustan iseennast piisavalt, et lasta lahti harjumused, mis mind enam ei teeni. Siia käe alla. Ma armastan ja väärtustan iseennast piisavalt, et lasta lahti harjumused, mis mind enam ei teeni. Ja nüüd pea kohal. Ma armastan ja väärtustan iseennast piisavalt, et lasta lahti harjumused, mis mind enam ei teeni. Nüüd hinga sügavalt sisse ja välja hingates lase see kõik vabaks. Haigutamine sellisel juhul on hästi okei. Ja siis võid teha veel ühesse, hinga veel korra sügavalt sisse ja kui sa välja hingad, siis raputa tervet oma keha ja tunneta, kuidas see välja läheb. Väga hea. Ja nüüd ole hea, korda minuga seda lauset üks kord veel. Ma armastan ja väärtustan iseennast piisavalt, et lasta lahti harjumused, mis mind enam ei teeni.
see on üks siis harjutus, mida sa võid kasutada oma elus, et valmistada enda keha siis ette sõltuvusest vabanemiseks, samamoodi ka siis harjumuste vabanemiseks, et kui sul on mõni harjumus, mis siis enam ei teeni sind, et see ei pea sõltuvus kohe kindlasti olema, lihtsalt sõltuvusega siis panedki oma mõtte selle sõltuvuse peale. Kui on mingi harjumus, ma ei tea, näiteks ma ei teagi, noh, ongi näiteks, et hambaid ei pese, on ju, et siis samamoodi, et vabaneda sellest harjumusest või siis, et sa tarbidki, ma ei tea, magusat või et noh, see ei pruugi sõltuvus olla, aga lihtsalt, et sa enne magamaminekut on sul kombeks, ma ei tea, tordid üks süüa, on ju, et siis samamoodi saad rakendada seda ja seda tasub kasutada siis igapäevaselt teha läbi, et ühest korrast ta mõjub, aga pikem ja mõjuvam mõju on, kui sa teed seda mitmeid kordi. Et võidki rakendada näiteks 6 aega järjest, igapäevaselt teha seda läbi. Et ja samamoodi võid seda teha siis seda harjutust läbi siis, kui sa tunned, et sul hakkab kiusatus tekkima. Et siis teed uuesti nagu seda. Et selline asi on selle sõltuvustega siis, et sõltuvused on seotud sellega kõigega, mis on seotud meie lapsepõlvega. Ühesõnaga, kõik asjad on seotud meie lapsepõlvega, meie hingehaavadega ja hingehaavad mõjutavad meie elu rohkem, kui inimesed ette kujutada oskavadki. Sest mina olen sinna jänesurgu läinud ja see on nagu reaalselt nii nagu Alice imedemaal, et sellest jäneseurust sattusid sa imedemaale. Et see on see, mis tegelikult meie elu nii hullult mõjutab. Et jah, need hingehaavad, mis siis lapsepõlvest me oleme saanud, ehk siis mingi armastuse puuduse tõttu või kogenud mingit olukorda, mis siis on meid pannud tundma, et me ei ole väärtuslikud või et me ei ole armastatud ja me ei ole olulised ja kõik muu, mis sealt tuleb siis. Et aga jah, sõltuvuste ja siis kuritegevustega, et näiteks samamoodi, et kui sul on niisugused teismelised kodus, kellega on probleeme, et nad teevad trikke ja on väiksed pahed küljes, siis saad sa neid aidata ja kergendada olukorda, kui sealt hakata lahustama sellist asja nagu isearmastuse puudust ja samamoodi siis ette valmistada nende keha, et teeme nüüd muutuse. Ja nendel inimestel, kellel on see probleem, et lapse isa ongi näiteks minema kõndinud, ei ole huvitatud siis lastest, siis on võimalus sul emana teha seda, et mitte, et sa astud isa rolli, vaid sa tegelikult lapsele ikkagi annad selle teadmise, et ta isa armastab teda täpselt sellisena, nagu ta oskab seda teha. Et ta lihtsalt ei oska paremini. Aga et laps ikkagi mõistab seda, et see ei ole lapse süü, et isa ei ole ja ikkagi laps saab kogeda mingit versiooni selles. Et jah, see on keeruline ja sellega tuleb nagu tegeleda ja mida varem sa nagu lapsele tegelikult hakkad seda kinnitama, et või noh, nagu sellega seda olukorda lahendama, seda väiksem tõenäosus on, et see laps jõuab kuskile kuritegevuste teemadesse või siis sõltuvustesse.
see ei tähenda seda, et iga laps jõuab sinna, kellel puudub isa kõrvalt või midagi sellist. Ei, mitte seda. Suure tõenäosusega üldjuhul enamustel juhtudel see lööb välja sõltuvustega, et inimestel tekivad sõltuvused, aga kuritegevus on ka teatud määral sõltuvus. Nii et, sest näiteks varastamine on ka sõltuvus inimeste puhul, et inimene, kes pidevalt varastab, see on tegelikult sõltuvus, on tal varastamise puhul täpselt sama efekt nagu kui inimene, kes on ostleja, meeletu ostleja, et ta kogu aeg ostleb, see on ju sõltuvus, et täpselt sama efekt, et kas ostleb või varastab, et mõlema puhul on sõltuvus. See ei tähenda seda, et saite aru küll, mida ma mõtlesin. Et aga jah, et sõltuvuste puhul siis selleks, et lõplikult siis vabaneda sõltuvustest ja ei tekiks tagasilööke, tuleb tegeleda algjuurpõhjusega, kus tegelikult kõik alguse on saanud. Ja kindlasti ükskõik, mis harjumusest või sõltuvusest sa ei ürita ennast välja juurutada või ei aita kellelgi seda teha, siis palun pea meeles, et su keha tuleb enne ette valmistada, kui sa seda päevatööd tegema hakkad. Sest muidu tagasilöögid ja rängemad tagasilöögid on kiired tulema. Ma ei taha nagu tekitada paanikat inimestes, aga see kahjuks kipub nii olema, et kindlasti on sul ka tuttavaid, kelle puhul võib-olla sa oled seda ise pealt näinud või tead mingeid inimesi, kes on selle läbi käinud. Aga ma soovitan sul kasutada seda tehnikat siis kas sõltuvuste või harjumuste puhul, et vabaneda siis nendest ja valmistada oma keha ette. Aga jah, põhiteemad on seotud ikkagi siis meie isa armastuse puudusega. Ja noh, ja siis muudel juhtudel on ema armastuse puudus ja kõik sihuke, et see on kõik on seotud meie elus, meie lapsepõlvega. Ja kui inimesed õpivad seda nägema, hakkavad seda mõistma, muutub elu palju kergemaks ja igasugused siis nii-öelda nõiaringid, nagu see sõltuvuski on, need lõpetavad olemast, eksisteerimast. Olge tublid ja soovin teile vahvat, kiiret ja edukat sõltuvustest loobumist või harjumustest loobumist. Tšau!